Tere jälle, kes seda videot äkki vaatab või lihtsalt klõpsab. Tere jälle tagasi siia. Mõtlesin, et räägin täna ühest seriaalist, kuna ma olen kõva Krimkade fänn ja ma nägin, et telekasse tuleb, siin paar kuud tagasi oli, telekasse tuli seriaal Kes tappis Otto Mülleri. Siis ma mõtlesin kohe, et ma tahaks seda vaadata, isegi siis, kui ma lihtsalt treilerit nägin. Ja räägime siis pisut sellest. Mina jäin seriaaliga väga rahule, kokku oli 8 osa ja mulle meeldis, et see seriaal ei olnud nagu tavaline krimiseriaal, et alguses võib-olla jäi mulje, et politseinikud jälle küsitlevad, käivad iga inimese kodus ja niimoodi, aga mulle meeldis, et see seriaal oli lahendatud niimoodi, et igas osas rääkis iga kahtlusalune oma osa, oma versiooni, et ei olnud niimoodi, et mitu inimest järjest küsitleti. Et see oli lahe, et esimene oli Märt Avandi, siis oli Mait Marsten, no ja nii edasi. Ma päris kõike ei saa rääkida, seepärast, et juhul kui mõni pole näinud, siis ei ole tal huvitav seda vaadata. Aga igal juhul, et see oli lahe seriaal. See ka, et see Otto Müller, et see tegelaskuju Jaan Rekkor mängis, tema mängis seda Otto Müllerit. No, Jaan Rekkor on vana, siuke legendaarne näitleja, ta on mulle alati meeldinud. Aga mina teda sellises rollis nagu siuke, et on siuke ise kogu aeg ainult mõtleb ise endale, mitte kedagi kellestki teisest peal ise enda jooli ja on kõikide vastu siuke ülbe ja enes uhkust täis, et mina sellist tegelaskuju ei olnud varem näinud, et ta oleks mänginud Jaan Rekkor. Võib-olla mõni, kes vaatab, mõtleb, mis juttu sa ajad, on ammu juba siukest tegelasi varem ka mänginud. Noh, see võib kindlasti tõsi olla, et ongi mänginud, lihtsalt mina ei ole näinud. Aga mulle väga meeldis, kuidas ta seda mängis. Väga meeldisid ka uurijad. Tambet Uisk ja Doris Tisler mängisid, et täiesti erinevad inimesed ja pidid koos seda tegema. Et kuidagi see, et loo keskel tuleb välja, et nad mõlemad on ka selle Otto Mülleriga seotud ja et ei ole, et ja kõike ka omavahel kohe ka välja ei räägi ja kuigi peaks, sest muidu ei saa ju koos töötada. Kui rääkida näitlejatest, näitlejad olid kõik tipptegijad, kõik, kes seal olid, aga oli ka noori. Mulle tegelikult väga meeldis, et esimeses osas, kui välja ilmus tegelane, keda kehastas Theodor Tabor, siis kui ma vaatasin teda, siis ma mõtlesin, et ma olen teda kuskil varem näinud, aga kohe pähe ei tulnud kus ja kui ma hiljem guugeldasin, siis ma nägin, et ta mängis tegelikult ka seriaalis Merivälja, mida ma kunagi vaatasin, mis kunagi TV3-s oli. Et selles mõttes ma mõtlesin, et ma olen teda näinud, aga kohe ei tulnud pähe, et see sama inimene on. See Theodor Tabor mulle meeldis, tema tegelaskuju oli lahe ja siuke tegelikult lõplikult ei saanudki aru, mis mõtted tal kõik peas olid siis, kui ta sinna tuli tema tegelaskujul, et kui ta sinna mõisa saabus, kus see kõik juhtuma hakkas. Evelin Võigemast oli lahe, mängis sellist omamoodi naist, kes ainult raha peale mõtles, või vähemalt esialgu jättis mulje, et mõtleb raha peale, hiljem kui tema oli ülekuulamisel selgus hoopis huvitavamaid asju ja et Evelin Võigemast ei ole ammu näinud seriaalis, mina ei ole näinud teda ammu seriaalis mängimas, selle tõttu oli tore teda üle pika ja näha ja ma ei pettunud, väga tore, hästi mängitud roll oli. Hiljem Murel oli ka väga hea. Mängis sellist pisut sükest imelikku ja sükest pisut natuke õudset inimest, ma ütleks. Ja see tema tõttu sai seal ka ühte laheda asja teada seoses politseiga, aga ma ei ütle mille, kui see, kes ei ole näinud, saab siis vaadata, kui see jälle tuleb. Millalgi äkki Jupiterisse üles pannakse või äkki telekasse tuleb. Nendest näitlejatest võiks kõigist rääkida palju, igaüks oli omamoodi hea, aga siis läheks liiga pikaks, ei tea.
seriaal oli sellepärast ju, nagu ma ütlesin juba, et miks mulle eriti meeldis, oli see, et igas osas rääkis igaüks oma versiooni sellest ja siis oli lahe see, et esimesel nagu tuleb üks pilt ette, siis räägib teine, järgmises episoodis siis hakkab juba rohkem kahtlema selle esimese jutus või hoopis teise jutus, et kumb siis nüüd tõtt räägib ja kumb rohkem valetab ja seda, kuidas uurijad ka selle kõige suhtes peavad üritama leidma siis selle õige inimese üles, kes selle mõrva toime pani. Mulle meeldis ka tegelikult see, kuidas see seriaal lõppes, et aga lahe oli see, et see lõppes kuidagi sedasi niimoodi lahtiselt nagu, et see ongi nagu hästi oli nagu tehtud niimoodi, et iga inimene saab nagu ise võib-olla mõelda, kuidas see edasi võiks minna. Näiteks mul on nii palju mõtteid tekkinud, aga ma ei hakka avaldama, muidu ei ole huvitav teil vaadata seda seriaali, kui seda äkki millalgi jälle võimalik vaadata on. Ma hea meelega vaataks seda uuesti, kui see tuleks. Aga jah, et see lõpeb sedasi kuidagi sedasi hästi on tehtud, et lõpeb sedasi nagu lahtiselt, et rahvas saab ise nagu, kes vaatajab ja eriti fänn on, saab ise mõelda, kuidas see võiks nagu edasi minna. Ja ma mõtlen, et võiks kohe teha võistlus, et igaüks võiks näiteks kirjutada ise, kuidas tema arvates see seriaal võiks edasi minna, kes seda vaadanud on ja kellele ka see seriaal meeldis. Et oleks huvitav näha, kui palju, kuidas iga inimene seda erinevalt edasi kirjutaks, kes on loomingulised ja kes võib-olla tahaksid proovida. Sellele seriaalile mina tahaks hea meelega, et võiks teha ka järje, aga niimoodi, et on uus mõrv ja uued kahtlusalused, uued näitled ja selles mõttes kahtlusalused on uued ja see tegelane, kes maha lastakse või tapetakse on uus, aga uurijad võiks samad olla, see Tambet Uisk ja Doris Tisler, sest nende kahe see koos tegevus mulle nii meeldis ja kuidagi mulle üldse need kaks näitlejat ka väga, kuidagi ma ei ole varem neid näinud politseinike mängimas, selle tõttu mulle väga meeldis, et just nemad olid selleks valitud. Doris Tislerit olen muidu varem näinud Süvaava seriaalis ja filmis O2, aga sellises rollis ei olnud ma teda varem näinud, et ta meeldis mulle nii väga. Selle tõttu tahakski teda rohkem näha sellises politseiniku rollis või uurija rollis. Et jah, Tambet Uisk samamoodi, Tambet Uisk on rohkem minu arvates pätte mänginud kui politseinikuid või häid inimesi, aga nüüd oli politseiniku rollis ja kuidagi väga hästi mängis ja mulle väga meeldis. Tegelikult need kõik on professionaalid ka, ega siin pole midagi öeldagi, et nad ei mängi hästi, aga või et nii üllatadagi, et nad nii hästi mängivad, aga lihtsalt kuna ma ei ole näinud varem, siis mulle meeldis. Et kindlasti ma soovitaksin seda seriaali teistele vaadata, kes ei ole näinud, kui see jälle tuleb, siis kindlasti vaadake, see on üpris huvitav. Niimoodi nagu mitmekülgne, iga osa on erinev ja saate vaadata ise ka, et kas oskate mõrvariga täppi panna või mitte. Ma võin öelda, et ma poolenisti vist panin täppi, aga päris kõik ma ära ei arvanud, et kes kõik seal süüdi on ja kes kõige rohkem valetas. Igal juhul oli tore seriaal ja sellele võiks kindlasti järje teha ja siukseid seriaale võiks veel olla. Mina küll hea meelega vaataks. Krimiseriaalid on üpris lahedad, siuke põnevus. Sealt vahel ka võib-olla on sellist nagu head tagaajamist või siuke või et kuidas võib-olla mõrvar lõksu püütakse ja selles mõttes krimiseriaalid on alati ühed, mis mulle väga meeldivad. Et jah, et kui sellele seriaalile järg tuleks, siis ma kindlasti vaataks seda. Teab äkki režissöör Rene Vilbre teeb sellele järje äkki. Mina vähemalt tahaks. Midagi siis. Keegi seda vaatab, kellele ka see seriaal meeldis, siis ta võiks alla kommentaaridesse kirjutada, et mis temale kõige rohkem selles seriaalis meeldis, kas pani mõrvariga täppi või et kas või äkki mis näitleja kõige lahedam oli, et kuidas teile see seriaal meeldis, kui mõni, kellele see meeldis ka seda vaatab ja pange like ja subscribe ja midagi, olge terved, näeme jälle.